Kuku Raadio. Stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Nii signatuur on kõlanud, kõik on ametlik, sarja järjekordne saade on kohe pihta hakkamas ja siin puldimehel ei olegi muud teha, kui öelda ära kuupäev, see on 27. aprill, on hommikune aeg kell 8 ja minutike pealekauba stuudios ongi ikka oma toreda punase mütsikesega ei keegi muu kui maestro Heimar Lenk. Aitäh, Meelis, aitäh tutvustamise eest ja et lisame juurde, et väljas on suur tuul ja maru ka siis tulevastele põlvedele, kes leiavad äkki selle helifaili üles, et täna siis kohe on mai saabumas, aga 27. aprill on Eestis suur torm ja lund sadas ja puha. Ja nüüd on niimoodi, et kui hakkame saatega peale, siis kevade puhul tahaks nagu midagi head ka rääkida, aga tee, mis sa tahad, kui vaatad neid numbreid ja vaatad seda statistikat, mis meile pakutakse, isegi tagasihoidlikult ja ikka tahetakse paremaid numbreid anda meile. Aga sellegi poolest, no midagi head kuidagi välja ei pigista, kui just valetama ei hakka. Ja siiani, nagu ma siin vaatasin, kuulasin nädalavahetusel kõiki neid hääli ja uudised lugesin ja et kui me siiamaani, ma tegin järelduse, et kui me siiamaani olime nagu Euroopa Liidu kõige väiksema palgasaajad ja viletsama pensioni omanikud, kõige viletsamad pensionid, täna kuulasin, Euroopas on ikka 2000 eurot ja niimoodi keskmised pensionid seal. Ja suhteliselt kõrged hinnad on meil tarbekaupadele ja toidule ja nii edasi. Ja nüüd oleme siis selle automaksuga veel juurde saanud ühe Euroopas sellise viletsa märgi. See tähendab seda, see uudis toodi välja siin nädalavahetusel, et uute autode ostmine on kõvasti vähenenud. Seoses kevadega natuke siin tõusis, aga tegelikult on muutunud olukord selliseks, nagu ütleme ligi 30 aastat tagasi, et keskmine eestlane loobub uue auto ostmisest ja otsib odavaid, välismaalt sisse toodud kasutatud ja eriti diiselkütusega autosid. See on meie uus märk, see on nagu tagasi kukkumine 90-ndatesse, siis me olime rõõmsad, kui saime välismaa auto või kas või Žiguli tõime siia, aga uus aku oli peal ja ma mäletan, vaatasime, imestasime, kui ilus oli see mootori alune, aku oli kollane ja juhtmedki punased ja uhked ja me oleme harjunud sellega. Ja nüüd siis 35 aastat iseseisvat riiki ja eestlane on taas sunnitud eurooplaste kasutatud autosid ostma. Ja teiselt poolt vaatan kasutatud riideid, me ostame siiamaani, et kuidas see 35 aastat on siis niimoodi läinud. Et pole midagi nagu paremuse poole läinud. Raha napib lihtsalt rahval kaupade ostmiseks. Ja samal ajal siin nädalavahetusel Delfi ärileht või Delfi tuli välja hurjutamisega, et Eesti rahvas ostab liiga palju Hiina odavat kaupa. Seal Temu ja Shein ja need sellised portaalid seal või need internetikaubamajad. Ja tuli välja, et eelmise aasta jooksul kasvas siis kolmandatest riikidest, ütleme niimoodi siis põhiliselt ikkagi Hiinast ja Aasia riikidest meie internetipakkide arv 5 korda rohkem. Ja Hiinaga oli selline lugu, et ühes kuus tuleb Eestisse umbes 420
1000 pakki oli veel mõne aasta eest, nüüd on 50 000 või 500 000 pakki peaaegu. Aga numbrid on niimoodi, praegu on 420 000 pakki, aga 2 aastat tagasi tuli 50 000 pakki. Nii et me ainult, muide ma olen juba Põlvas siin vahel järjekorras olnud, et saaks automaadi kallale. Mitu inimest on korraga. Ja siis meil on tekkinud rahvuslik, selline väljend on mõeldud välja, rahvuslik odav ostlemise epideemia. See on pandud Delfi poolt või seal nende toimetajate poolt ja Delfi juhtkiri ütleb, et paraku on see väga kahjulik areng, Eesti majandus kaotab, maksud jäävad suures osas saamata, oleme ahastanud juba aastaid selle üle, et Eesti kaubandus vireleb ja kiratseb. Aga nüüd, ja äri, pannakse, üks pood läheb teise järel kinni, eks ju, seda me ka loeme, aga nüüd on siis ka veel selle Hiina kaup pressib peale. Et inimene peaks olema siis nüüd isamaalane ja ostma rohkem kodumais kaupa. No ja siin mul tuleb kohe, ma tahaks kohe vastu öelda, et see on jama, et niimoodi ei tohi rääkida. Esiteks on need, ma olen siin palunud tähele, meie poodides on terve hulk kaupu, mis mul on silma jäänud, mis ongi needsamad demokaubalt kokku ostetud ja siin 3-kordse hinnaga müüdud esiteks. Aga teine asi, mis on veel tähtsam, meil see elatustase on ju suhteliselt madal, keskmine inimene on ikkagi suhteliselt vaene võrreldes muu maailmaga, Aasia või siin Aasia riikide või Euroopa Liidugagi isegi võrreldes, eks ju. Aga raha on vähe, las siis inimene tunneb rõõmu sellest, et ta saab ka odav portaalist üksna kvaliteetset kaupa. Ma tean, siin mu sõbrad kingi kannavad ja naised ostavad kleite ja pesu ja puha ja kõike, mis seal on. Ja see kriitika, et Hiina kaup on väga vilets, see hakkab ajas maha jääma, sest need kaubad ei ole kaugeltki nii viletsad, aga las siis rahvas natuke tunneb ennast ka. Vaata, sa oled inimene, kui sa saad endale midagi lubada, aga temust tellides sa saad seda teha. Nii et minu mõnest on see tore, aga samal ajal, eks ju, ikkagi tekib küsimus, et miks see nii on, 35 aastat oma riiki, olime siin kõvad tegijad, Euroopa tiigrid ja nii edasi, ja nüüd järsku oleme nii vaeseks jäänud. Ja IMF-i prognoos tuli välja nädalavahetusel ja siin on niimoodi öeldud, see on jubedad sõnad isegi, kui kuuled, et meie Eesti riikide vahelises edetabelis meie Eesti lähemate aastate jooksul kaotab 5 kohta, kukub 5 astet madalamaks oma majanduse arenguga, mis on varem olnud. Ja siia juurde sobib, ma leidsin internetis, see on küll aasta tagasi öeldud ja ärimees Heldur Meerits on juba lahkunud, aga seal ta podcastis vabadused.ee oli ta külas ja ta ütles seal välja väga suure tõe. Meerits ise on suur rikas ärimees oli või on perekond edasi, eks ju. Ja seal ta ütles välja tõe, et meil Eesti valitsus ei tunnegi huvi majanduskasvu vastu. Nad tegelevad rohepoliitikaga ja Ukraina sõjaga, aga majanduslikku mõtlemist pole ja peaminister ei tunne üldse majanduse vastu huvi. Kuulame korraks nüüd, mida tuntud ärimees ütles Eesti majanduse kohta, Heldur Meerits. Kui me toome selle suure pildi nüüd kitsamalt jällegi Eesti konteksti, siis minu küsimus ikkagi on nagu see, et mida meie siin oleme teinud, eks ole, ma mõtlen siis riigi juhtimisel, et seda olukorda kuidagi moodi kas või stabiliseerida. Oleme üldse midagi head teinud? Viimase aasta jooksul ma mõtlen. Ei tule väga meelde. Ei tule meelde. Ütleme niimoodi, et mingisugust business as usual asja aetakse, aga et mis see siht on, minu arusaamine on küll selline, et peaminister määrab meil tooni ja peaministrit huvitab Ukraina sõda täiesti õigustatult ja põhjendatult ja teda huvitab ka rohepööre, aga siin on juba meil 2 prioriteeti ja enam 3 ei mahu kuidagi siia ja et minu arusaamist mööda teda majandus nagu lihtsalt ei huvita. No vaat selline oli Heldur Meeritsa siis rikka ärimehe vastus ja seda küsis teda küsitles toimetaja Hannes Sarv. Ja see Vabadused on päris huvitav podcast või seal portaal, kuidas teda nimetada, tuleb seal huvitavaid asju. Ja nüüd tekibki küsimus, kui kuulad ära juba sellise mehe arvamuse, siis küsime, et kelle või mille nimel me seda riiki oleme siin ehitanud ja kannatanud ja Balti ketis seisnud, kui me 35 aastat hiljem ei saa endale isegi
ütleme, rahvaautot lubada enamik perekond ei saa ja veel suurem probleem on nii-öelda oma maja või korteri soetamisega või eluaseme soetamisega. Ja nüüd siia lisaks juurde tuli veel uus pauk, siin reedel tuli välja statistika, et me oleme ka oma selles demograafilises kriisis, et lapsi ei tule ja rahvastik ei suurene, oleme langenud jälle täiesti madalale tasemele, nii-öelda kõige minimaalsem juurdekasv oli eelmise 25 aastal tähendab ja et on juhtunud täitsa katastroof, mida me oleme kogu aeg kartnud, aga nüüd on ta käes. Ja Eesti on siis demograafilises kriisis, perekonnad ei sünni, lapsi ei sünni ja et isegi teadlased ei oska öelda, mida siis edasi teha. Ütle mulle, Meelis, sina oled kogemustega raadioajakirjanik. Mis sa arvad, et miks meil see siis elanikkonna kriis järsku niimoodi ikka süveneb ja süveneb, et kuidagi ei taheta siis seda pereelu elada ja kuidagi ei taheta lapsi saada ja see klassikaline peremudel nagu kaob ja vajub kuhugi unustuse hõlma. Mis sa arvad selle kohta? No eks sa ise oled siin juba vastuse enam-vähem ära seletanud, et vaesus majas põhimõtteliselt, ega odavad demokaubad ka ainult välja ei aita. Ma kardan ikka, selle taga on üks jagu tõesti majanduslikud probleemid, et inimesed on niisugused kained mõtlevad, et võib-olla ei saa hakkama, me ei ole ju Aafrika riik, kus siis mõtlematult tehakse endale 10 järglast ja siis vaatavad, et kuidas neid mööda maailma saaks laiali saata, aga see on terve Skandinaavia teema, ega see ainult Eestit ei puuduta. No see ei ole lohutus, terve maailma teema ta võib olla. Mitte maailma, vaid Skandinaavia, ma ütlesin. Skandinaavias ütlesin, no seda küll, aga teised on ikkagi 10 korda suuremad meist. Ja. No nad olid algselt juba suuremad. No muidugi, aga no lõppude lõpuks me saime ju kõik nüüd laulva revolutsiooni tulemusena, nagu me nimetame ja arvame. Saime siis vabaks ja saime oma riigi ja nüüd peaks olema ju kõik meil käes see, mille eest me seisime seal Balti ketis ja lauluväljakul. Ja aga mis siis juhtunud on. Tähendab, tegime riigi ära, aga valitseda ei oska. Aga liiga palju rännatakse välja ka, ega see ei ole ainult demograafia selles mõttes, et rohkem sureb, kui sünnib, et paljud lähevad ju niisama minema. Ja asendatakse muide sisserändajatega. No seda jah, aga on sul mingi parem seletus või? Ei ole paremat seletust, aga ma ikka olen kuulanud kogu aeg neid EKRE isa ja poja saateid. Räägime asjast, mis käivad pühapäeviti ja nüüd ka internetis ripuvad. Ja vana Mart Helme ütles eilses saates välja väga suure tõe. Ta küsis Toompeal valitsuse käest, et kas vene keele õppimine on valitsusele probleem? Et kas valitsus saab aru, et vene keelt tuleb hakata õpetama rahvale? Ja miks? Sellepärast, et võtavadki meil majanduse tulevatel aegadel üle, paistab sisse rännanud, põhiliselt ukrainlased, Donetski, Luganski oblastist ja tuleb seal kasahhe, võib-olla turkmeene, aga omavahel räägib nad kõik vene keeles. See oli minu jaoks täiesti avastus või nagu selle peale ei mõtle, aga eilses saates sai see välja öeldud. Ja veel huvitavam, siin oli meil konverents 25 aastat hiljem oli ta pealkiri Eesti 25 aastat hiljem ja seal ütles ärimees ja pangamees ja rikas mees Indrek Neivelt tõstis üles täiesti uuesti selle probleemi, me juba teame ammu seda ja küsime, et kui meie demograafia samal viisil kriisi olukorras jätkub, siis pole ju meil üldse mõtetki majandust praegu siin arendada ja siin neid kaitsepoliitikat arendada ja mõtelda ja ma tsiteerin, Neivelt ütles niimoodi, meie ideoloogia, milles oleme 30 aastat elanud, on pankrotis. See on nüüd targa ja rikka mehe arvamus ja ütlemine. Ja ta lisas, ajastu on meil Eestis läbi kukkunud. No, me peame nende inimeste ikkagi juttu kuulama ja seal, nad nagu teavad ja analüüse näevad ja oskavad mõelda ja filosofeerida ja nii edasi. Ja Neivelt jätkas veel ja ta tõi välja sellise näite nüüd, et sõjamaksuna, meil on ju suured sõjamaksud praegu peal ja me oleme kuskil, mis meil on, see kaitsekulud on 5,5 vist juba või 5,3%. Ikka Euroopas juhtival kohal, anname ikka raha ära ikka kogu aeg.
ja Neivelt ütleb siis niimoodi, et meil on sõjamaksuna kogutud suured summad ja igal järgmisel aastal me võime kulutada iga päev või õigemini kulutame, mitte võime, iga päev kulutada 6 miljonit kaitsekuludeks läheb meil päevas. Päevas, jaa. Ameerikas läheb päevas juba siin miljardid. Ja 2 öeldi viimati. Ja selle küsib Neivelt, aga mille peale see 6 miljonit päevas läheb siis? Ja kas see siis kaitseb Eesti tulevikku? Ja nüüd ta ütleb niimoodi, kui meie tulevikus lapsi pole, siis keda ta kaitseb? Ehk me peaksime, see on väga julge mõte, ma imestan, et pole kritiseeritud veel meie valitsuse poolt, ehk peaks sõjamaksu arvelt riigi tuleviku kaitseks hoopis uusi lastetoetusi ja lastefonde välja mõtlema, mitte mürske tootma, vaid lapsi ja perekonda aidata. Ja ta ütleb niimoodi, et peaksime sõjahüsteeria kütmise asemel looma riiki, kus noored inimesed tahaks lapsi sünnitada ja kasvatada. Ja eraldi toodi veel välja, et miks ei ole abielu meil moes. Üks arvamustoimetaja või üks arvamuse arvaja väga huvitava pealkirjaga tuli internetis välja, et Eesti mehed, miks te ei taha oma laste ema naiseks võtta? Mehed kardavad abielu. Eks ju, lapsi oskavad teha, no see ei ole raske, nagu me teame. Aga perekonda teha ei taha ja abielu kardetakse. Ja abielu on Eestis moest välja minev nähtus. No, et abielu ei ole moes. Samal ajal ma tuletan meelde, et nõukogude ajal, kus minu noorus mööda läks, oli abielu väga hinnas. Ja ma siin võtsin välja ühe, meile lõdvestamiseks nüüd siin saates, võtsin välja ühe nalja, mis niimoodi heatahtlikult oli abielu kohta tehtud. See oli siis Eino Baskin ja kui need olid need Eesti Raadio suured huumorisaated, siis seal see kanti ette ja see näitab seda, et abielu oli sedavõrd moodne ja sedavõrd rahvale läks korda, et võis ka nalja heita. Kuulame korraks, mida Eino Baskin ütles siis nõukogude aja lõpus, see oli siis seal kuskil 1880-ndate lõpus, Eesti Raadios ütles siis abielu kohta, et ei kuulujutud, ei riik ega sõprade vale arvamused minu abielu ei sega. Eino Baskin, kuulame. 2 sõpra saavad kokku, üks ütleb, kuidas elu läheb, mida kavatsed ka elus teha. Sõber ütleb, hakkan abielluma. Kellega? Roosiga Paidest, issand jumal. Roosis on ju viimane, kõik Paide mehed on temaga elanud. Läheb pool aastat mööda, sõbrad saavad uuesti kokku. Kuidas läheb? Hästi, abiellusin. Kellega? Roosiga Paidest. Ulpeast ma ütlesin sulle, see on viimane lits. Mis asja sa teed? Kõik Paide mehed on temaga elanud. Tead, ma käisin Paides, uurisin maad. Ega see Paide linni väga suur ole. Et sellised naljad olid siis Vene aja lõpus meil ja heatahtlikud ja teravmeelsed, et abielu oli moes, aga abielu praegu moes enam ei ole. Ja selle sama teema kohta ja üldse majanduse kohta ilmus üks minu meelest väga huvitav artikkel Postimehes, no tuntud kasvatusteadlane Tiiu Kuurme, tema on hästi selline terava ütlemisega ja suure analüüsivõimega naine ja ta võttis siis sõna ja noomis, et Eesti poliitikud, no ta uuris ka, et miks meil asjad niimoodi viltu veavad, et Eesti poliitikud tegelikult, kes on rahva poolt valitud ja on pandud siis palgale, et nad seal siis valitsuses istuksid ja Riigikogus istuksid, ei täida oma põhiseaduslikku kohustust. Ja milline see kohustus on, aga põhiseadus ütleb, et poliitikud peavad tagama rahvale heaolu. Heaolu peab olema riigis, aga meil ei ole seda. Ja Tiiu Kuurme ütleb, et me liigume suure hooga kuristiku poole. Ma nüüd tsiteerin seda tarka naist, kuulame. See tuleb nüüd jutumärkidest tsitaat, mida Tiiu Kuurme ütleb. Kuidas on juhtunud, et meie maa on valinud teekonna, mille tunnusjoonteks on aastaid Euroopa suurim inflatsioon ja majanduslangus, üha kallimad esmatarbekaubad, üha kallim energia, katastroofiliselt langenud sündimus
ja seda teed jätkatakse kindlameelselt, minnakse edasi. Börsile viidud energiahinnad tõusid esimest korda lakke juba Kaja Kallase valitsuse ajal. Aga miks me oleme börsil, küsib Tiiu Kuurme ja jätkab. Meile seda ei öelda. Teised maad toetavad oma ettevõtlust ja oma inimesi, aga Eesti mitte. Meie muudkui maksame kalleid elektrihindu. Ja edasi veel Tiiu Kuurme kirjutab, ja pärast seda kõrget elektrihinda järgnevad ulatuslikud pankrotid, vaesumine, tootmislangus, mida hakkavad saatma maksutõusud, ehkki valijatelt ei ole keegi nende maksutõusude kohta mandaati saanud. Aga energiaettevõtted saavad superkasumeid. Eesti majanduskasv aga langeb miinusesse. Petitsiooniga koguti, ütleb Tiiu Kuurme, ligi 100 000 allkirja toiduainete käibemaksu langetamiseks. Meil on üks Euroopa kõrgemaid käibemaksu toiduainetele. Aga Tiiu Kuurme ütleb, et 100 000 allkirja, aga need paberid lendasid Riigikogus prügikasti. Keegi pole sellega tegelenud. Ja edasi ta jätkab. Eesti sündimus on langenud katastroofiliselt. Perekonnad elavad vaesuses, aga regionaalminister meil karneerib seda kohutavat olukorda teatega, et tuleb kehtestada maakonnaliinidel sõidutasuga lastele ja pensionäridele. Ja Tiiu ütleb veel edasi, siin paar lauset ma veel loen. Poleks lootagi, et samasuguse staatuse võiks koolides saada teema, tähendab, ta räägib nüüd praegu, et haridusministeeriumis tuleb järsku meil käsk soolisi vähemusi ja soo muutmise võimalusi õpetada lastele kõvasti. Aga perekonda ja normaalset perekonda koolis ei õpetata, ütleb Kuurme. Ja nüüd ma võtan veel kokku, mis ta ütles siin. Miks see kõik nii on, küsib nüüd kasvatusteadlane. Ja Tiiu Kuurme vastab. Võim on meil puutumatu ja rahvaga kõnelemise kohustust meie võimul ei ole. Saadikut tagasi kutsuda rahvas ei saa. Erakorraliste valimiste esile kutsumine on seaduse abil peaaegu et võimatu. Me elame kui suveräänide feodaalriigis, kus laastamistöö looduses, majanduses ja kodaniku rahakotis ning võimu eliidi samaaegne priiskamine ei tunne piire. Kõik on üle piiride läinud. Ja tundub, et Eestis on teadlikult loodud seadused, et tekitada ja põlistada, kuulake head kuulajad, põlistada uus riigi aadel ja vabastada see riigi aadel vastutusest. Ja seadused ei lubagi rahval oma saatuse kujundamises kaasa rääkida. Kõrgeima võimukandja võimalused mõjutada, rahvas on kõrgem võimukandja, tal ei olegi võimalusi, kuidas siis meie valitsust mõjutada. Ainuke võimalus on üle 4 aasta käia siis valimistel ja Tiiu Kuurme ütleb, ka see, kuhu kodaniku hääl päriselt valimiste ajal läheb, on praeguse valimisseaduse järgi üsna segane. Tekib küsimus, kui paljud parlamendi liikmed Eestis on üldse rahva poolt valitud. Kas need numbrid on kõik õiged? Ja nüüd ma kriipsutasin alla viimane, mis veel Tiiu Kuurme ütleb. E-valimiste õiguspärasuse ja usaldusväärsuse üle on kestnud pikem debatt, millest kulminatsiooniks sai OSCE aruanne, kus viidatakse võimalikele turvaprobleemidele valimistel ja soovitatakse e-valimiste kord põhjalikult üle vaadata ja läbi analüüsida. Võimudelt aga ei ole järgnenud ühtegi kommentaari ega selgitust, mida OSCE grupp, kes siin käis, üles tõstis need küsimused. Ja miks siis teised riigid peale Venezuela seda suurepärast süsteemi ei kasuta, küsib Tiiu Kuurme. No mina vastan talle veel või lisan juurde, et peale Venezuela kasutab e-valimiste süsteemi ka Venemaa naaberriik ja seal ma ikka kuulan, või vaatan YouTube'is need Vene kommentaatoreid, seal kiidetakse e-valimiste süsteemi lausa taevani. Ja vaat niimoodi ongi nüüd see lugu, et räägib aus Eesti naine, teadlane, haridusteadlane, ise kõrgelt haritud naine Tiiu Kuurme ja küsib, et olukord on ülitõsine, aga mida siis teha?
ja rahvale sõna ei anta ja rahvas ja targad mehed kaasa rääkida ei saa. Televisioonis, raadios ja nendes kanalites esinevad vaid ühed ja samad näod, kes on kõrgelt kinni makstud ja mitte midagi nagu ei suuda teha selle olukorra muutmiseks. Kuulame nüüd samal teemal. Raadio 7, see on see usuraadio, huvitav raadiokanal, ma ikka kuulan teda aeg-ajalt. Ja seal on ka keskhommiku saade, mis on siis Keskerakonna poliitikute poolt nagu ellu kutsutud. Ja seal viimases saates, Keskhommik on saate nimi, see on igal kolmapäeval, soovitan kuulata. Seal arutasid nüüd seda riigi olukorda saatejuht Janek Mägi ja Keskerakonna peasekretär Anneli Ott ja Riigikogu fraktsiooni esimees, siis Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats. Ja selgub, Anneli Ott ütleb, et rahvas ootab juba pikki silmi valimisi, et saaks seda olukorda riigis ometi muuta. Kuulame siis Anneli Ott ja Lauri Laats ja saatejuht on Janek Mägi. Mis siin ikka rääkida? Eestist on kõik inimesed ära põgenenud, ukrainlased ka lahkuvad, lapsi ei sünni, pandi suur tabel eile Aktuaalses Kaameras seina peale, iive on umbes, ma ei tea, 6-7 tuhande inimese võrra miinuses, 15 000 surma, 9 000 sündi suurusjärgud. Mis toimub? Ja tegelikult see rändesaldo on negatiivne Eesti jaoks, on veel järgnevalt märk sellest, et tegelikult Eestis tehtud poliitilised otsused on need, mis on inimestelt võtnud igasuguse lootuse tulevikuks. Ja see on see, mis on tegelikult noortele inimestele tegelikult otsuste tegemisel väga oluline. Kas nad näevad seda perspektiivi või nad ei näe. Ja täna me näeme seda, et kui sa võtad ükskõik mingise meediakanali, võtad ajalehe lahti, ainult negatiivsed uudised. Et mul just siin ühel rahvakohtumisel tuli naisterahvas ütles, et ta ootab nii valimisi, et ta ei jõua enam seda aastat ära oodata, et see valitsus muutuks. Ja see näitabki seda, et inimestel igasugune kannatus hakkab katkema, aga noored on need, kes teevad otsused. Nemad lähevad minema, nemad teevad valikud, nad otsustavad, et lapsi ei sünni ja siin ei saa riik hakata hurjutama või rääkima sellest, kuidas see on meie ühiskondlik vastutus ja me kõik oleme sellega seotud. Olemegi seotud, aga oleme seotud läbi nende otsuste ja läbi keskkonna kujundamise noorte jaoks. Lauri, millal sina siis välismaale kolid? Ei, praegu veel plaani ei ole. Et ma siiralt loodan, et järgmine aasta märtsikuus me saame olukorda paremaks teha läbi selle, et inimesed teevad õiged valikud valimiskasti juures. Ja tõesti Reformierakond koos oma liiterakondadega saadetaksegi varumeeste pingile. Aga see, mida me näeme, on tegelikult ju praeguse valitsuse, kelle eesotsas on Reformierakonna nii-öelda töövili. Ja me oleme sellest ju Riigikogus pidevalt rääkinud, meelde tuletanud, aga miskipärast Reformierakonna juhtivad poliitikud sellest aru ei saa. Ja see on iseenesest probleem, et aru ei saa, et ei ole inimestel rohkem usaldust nende vastu ja kõik need tegevused, mis seal valitsus tehakse ja ellu viiakse, need rohkem ei kõneta mitte kedagi tegelikult. Ja see üleüldiselt tekitabki sellise nii-öelda olukorra, kus inimestel ei olegi rohkem seda kindlustunnet ja rääkimata sellest, et toimetuleku küsimus on teravalt üleval ja kõik ka uuringud ja küsitlused näitavad seda. Ja vaatamata sellele, kui me oleme küsinud lugupeetud peaministrit või siis teistelt ministrit, et kas teil on mingisugune plaan ka, et sellest olukorrast välja tulla, sellepärast arvud ju näitavad seda, siis ei ole mitte mingisugust plaani. Et sellised lood on kuulad ja imestada enam meil ei ole mõtet, me ju teame, kuidas see olukord on ja näeme, kuidas see on. Ja tõepoolest oodatakse nüüd, et valitsev partei siis Reformierakond kaotaks võimu, sama arvab ja loodab ka Mart Laar, muide, temal oli pikem artikkel ka siin Postimehes, ta ütles, et tema ootab seda rõõmsat päeva, kui Reformierakond Stenbocki maja välisuksest välja astub. Ja niimoodi mõtleb siis rahvas, aga siia juurde ma tahaksin tuua, kuna jutt oli nüüd keskerakondlastest siin,
ma tahan juurde tuua ka sellele esinemisele, et erakonna populaarsus, Keskerakonna populaarsus üha tõuseb ja koos Isamaaga jagab ta edetabelites juba esikohta. Nii et nad on praegu enam-vähem võrdse toetusega nii Isamaa kui Eesti Keskerakond ja me teame, et nad on Tallinnas ka ühises valitsuses. Ja lisaks näitab veel Ühiskonnauuringute Instituudi ja see firma Norstat Eesti uuring, et valitsejad, nüüd on see värske uuring ja täitsa ehmatavad numbrid muidugi jällegi andmed, et see uurimus näitab, et valijad eelistaksid näha peaministri ametis Keskerakonna esimeest Mihhail Kõlvartit ja keda toetab pea kolmandik ehk siis 28% Eesti kodanikest. See uurimus on tehtud Eesti kodanike vahel, kes siis valida Riigikogu saavad ja seal on nii venelased kui eestlased koos kõik võetud ja ligi kolmandik juba tahab siis Kõlvartit peaministriks. Ja Isamaa esimeest Urmas Reinsalu eelistab 24%, nii et Kõlvart 28%, Urmas Reinsalu 24%. Ja kolmandal kohal on EKRE esimees Martin Helme 16%-ga. Ja siin tulebki nüüd välja juba, et hakkab nagu kujunema mingisugune muster järgmisteks valimisteks. Praegu Keskerakonna ja Isamaa ühist riigivalitsust juba kommentaatorid päris nii-öelda, mitte avameelselt, aga ütleme vabalt juba sellest räägivad, et paistab, et sinna poole see asi kuidagi kipub. Minu meelest peaks kindlasti olema juures ka EKRE veel, sest EKRE juhid Mart ja Martin Helme, eriti Mart Helme, vanem Helme, on ikka äärmiselt minu meelest sellised sobilikud inimesed riiki juhtima oma laialdaste teadmiste, kultuuritaustaga ja neid on alati huvitav kuulata ja need otsused, mis tehti, kui oli Keskerakond koos sellega EKRE-ga võimul omal ajal, siis tehti päris häid tulemusi selle valitsusega Eesti jaoks. Ja nüüd selle valimiste jutu või selle populaarsuse jutu jätkuks ma tahaksin kohe tulla edasi, et tähtsa päeva teema juurde, et kaitsepoliitika, mis on juhtunud valitsuse juhtimisel tehtud kaitsepoliitikaga, et hämmastavad lood on. Ja kõigepealt ma alustaksin sellest, kohe tuleme ka isikute juurde, alustaksin sellest, et Kaitsevägi, nüüd ma loen, jälle reede või neljapäeval loen lehtedest ja uudistest, et kuulan, et Kaitsevägi kaevab ikka suure hooga Setomaale 10 kilomeetrite pikkuseid tankitõrjekraave ja rajab ka veel betoonist punkreid. Me oleme Meelis sinuga mitmel korral sellest rääkinud, et kas see on ikka õige nüüd neid kraave ja punkreid teha. Kraab on küll muide selline, et kui seal juhuslikult nüüd mõni inimene satub sinna, ma mõtlen meie oma eestlane siin, ja kui sinna kukkud, ega sealt välja ei rabele. See on niivõrd kallakuga tehtud, vesi on põhjas võib-olla, nii et siis madalas vees uppud ära ka või nälgid ära seal sees, et sealt välja ei saa. Aga muidugi on selle kohta väga kelmikaid kommentaare kirjutatud, et kraavid on, vesi tuleb sisse, küll on hea, saab suvel rahvas käia suplemas. Ja nüüd ma tahan sinu käest kuulda, sa oled selle kandi inimene siin sündinud, elanud, et kas sina ka arvad, et praegu siis need Kaitseväe kraavid ja tankitõrje, need prismad, eks ju, betoonist, et kas tõesti ikka veel meie Kaitseväe juhtkond mõtleb, et tulevad Vene tankid siis üle piiri ja kukuvad sinna kraavi siis või? Mis sa arvad? Iga päev räägitakse, et tänapäeva sõjad käivad droonidega, siis ma arvan, et see on küll rohkem ikkagi niisama toreduse pärast kaevatud, et midagi teha, sest mis need ekskavaatorid ikka tühja peaks seisma. Et ega neist väga palju abi ei ole. Sa ütlesid, et rahvasuu räägib, et seal saab ujuda, kui vett riiki täis saab. Mina olen kuulnud, et nendele kraavidele on antud rahva pärimuses hoopiski kurja kuulutavam nimi ehk kaevatakse ühishauda. Kellele? Mina ei tea, kõigile meile. Ühishauda valmis, jah. Mina pole seda väljendit veel kuulnud, aga tõepoolest, me ju näeme, mis toimub Ukrainas, me näeme, mis toimub seal Iraanis praegu ju. Kus see tankid on?
no Ukrainas ikka on mõni tank. No praegu veel on mõned, aga muide tanki lahingutest suurt ei räägitagi ju. Noh, pole vist väga mõtet, jah. Ja kas me oleme siis nüüd jälle nii maha jäänud ja muide siia juurde saad väga pehmed väljendada ennast muidugi, see on ka tore, aga siia juurde, et me alles nüüd 4. aastal, kui sõda läheb juba 5. aastat, nüüd siis teeme ja ma ei tea, ja siis sinna maaomanikega vaieldakse ja kas tohib teha ja ei tohi teha ja siis, kas siis tõesti tank tuleb täpselt sealt, kuhu see kraav kaevati. No, ta ei ole jah, aga pikk see kraav ilmselt. No aga maanteed on ka olemas ikka veel. Ja no pealegi on olemas ju sellised jõgede ületamissillad, mis käivad niks-naks lahti, et tuled kraavi juurde, lased sillakes üle ja polegi mingit küsimust. No muidugi sealt, ja punkrid, no ma ikka mõtlen kogu aeg, kes sinna väevõimuga punkrisse pannakse. Püss käes lased läbi pilu nagu esimese maailmasõja. Ja siis tank tuleb ja teeb selle pulbriks ja sa seal all välja ei saa. No ei tulegi tank, tuleb droon selle pulbriks kõigepealt. Ei, see on ikka vapustav, aga siin on ka kommentaarid selle uudise kohta kohe. No ega mina ei ole ka mingi sõjaekspert, aga ma ei oska selles suhtes väga kaasa rääkida. Ei no aga sa oled siit kandi inimene. Mis ta loeb, siis minul näiteks ei ole punkrit, kuigi lapsepõlves meil sõbrapoistega ikka oli plaan, me kaevasime ka metsa igaks juhuks, tahtsime siukest väikest punkrit teha, et kui sõda peaks tulema, see on hea peitu minna. No, siiamaani ei ole tulnud, näed, ilma asjata kaevatud. No võt, nüüd riik kaevab sinu eest. Väga hea. See on ikka hoolitsus. Niigi palju kasu riigist. Ja siis on niimoodi, et sa siis tanke ei karda, ma saan aru. Ei, ma eriti ei karda, jah. No nii see on ja siia kohta on ka kommentaare muidugi väga palju. Üks on selline näiteks, ma loen ette. Eriti hästi aitavad sügavad kraavid ja punkrid droonide vastu. Ütleb üks mees, eks ju. Ja teine ütleb, et selge see, et tankiga enam keegi ei sõdi, aga keegi sai ju jälle pappi meil Eestis ja nii tulebki linnuke kirja panna ja kraavid välja valmis kaevata. Ja mees jätkab, aga pärast tuleb jälle ohtlike kraavide tasandamine ja jälle papp jookseb. Paistab, et maksumaksja raha raisatakse meil hästi ja raha on vist ka liiga palju. Et see on ikkagi vapustav jah, kuhu see raha läheb praegu ja kui sa kuuled, siis meil olid juhtumid siin ju, droonitõrjet sisuliselt ei ole. Seda pole keegi teinud, muidugi me ei tea, mida nad seal välja praegu, no võib-olla midagi oli juba tehtud, aga argielu näitas, et mingisugust, me isegi ei suutnud neid jälgida ja tähele panna, millal nad tulid üle piiri või tulid nad siit piiri seest või väga, väga tõsised küsimused. Aga muidugi asi läheb veel hullemaks, kui me loeme nüüd viimast kaitsepolitsei aastaraamatut ja Eesti Ekspressi, siis me oleme ka sinuga Meelis ühes saates siin varem või paaris saates nimetanud, et kuidas meil kaitseväe juhataja Herem ja Kusti Salm Kaitseministeeriumist ja pani putke ja erafirmadesse suurt raha teenima. No nüüd on see teema tõstetud päevakorda, tuleb välja, et isegi kaitsepolitsei ülem on selle koha pealt sõna võtnud, et see on nagu riigile kuidagi kahtlane ohtlik, no kuidas teda nimetada, operatsioon või olukord. Ja siin on nüüd niimoodi, et terve hulk tippametnikke ja kaitseväelasi on viimasel paaril aastal läinud riigisektorist ja siis kaitseministeeriumist ja riigikaitse investeeringute keskusest läinud üle kaitsetööstusesse. Ja nende hulgas on inimesed ja õigemini enamik nende hulgas on inimesed, kes suuremal või vähemal määral enne riigitööl olles otsustasid, milline sõjatehnika on tarvis osta, millistele sõjatehnika erafirmadele raha tuleb anda ja kuidas moodi seda euroraha siin niimoodi siis firmadele kantida, võib-olla pole ilus sõna siin kaitsepoliitika juures öelda, aga siis põhiline firma on siis Frankenburg, kuhu raha on läinud ja Eesti Ekspress nüüd nimetab siia inimesi, kes näiteks kaitseministeeriumist on jalga lastud 2024. aasta lõpus siin. Kusti Salm, ta oli vist kantsler, eks ju, Tuuli Vors, Kristiina Grau, Oliver Tüür, nemad on läinud sinna Frankenburgi, siis on Kaitseressursside ametist on läinud Sigrid Sinnap, Helen Kahur ja Riigikaitse Investeeringute Keskusest on läinud ka
Krista Grau, Erika Riks, Erki Trikk, Ramil Lipp, Magnus Voldemar Saar, no siin on terve rida, Tarmo Niinepuu ja kes siin kõik on, ma neid inimesi ei tunne, ma tean ainult Kusti Salmi ja Heremit ja nemad siis lasid jalga, muide Herem läks ju niimoodi, et päevapealt ütles, et ma lähen minema. Eraellu tema on väsinud ja peab ennast rohkem perekonnale pühendama. Ja kaitsepolitsei juht Marko Pallosson ütles eelmisel nädalal seda, kui see aastaraamatut tutvustati, see oli üle-eelmine nädal vist, kui me tänasest päevast arvestame, et nad on täheldanud riigikaitsega seotud juhtivate ametikohtade puhul pöördukse efekti. No seda on viimasel ajal kasutatud, seda sõna. Pöördukse efekt, see tähendab seda, et inimene asub tööle valdkonda või ettevõttesse, mille suhtes ta alles ise äsja riigi ametnikuna hanke või muid otsuseid tegi ja raha suunas. Nii et vaadake, kui peened süsteemid on. Täna oled sa kantsler, annad sellele Frankenburgile või mõnele teisele firmale seal, ma ei tea, paarkümmend miljonit igaks juhuks ja homme lähed siis ise neid miljoneid sinna kasutama. Ja samal ajal sul jäävad alles kõik need sidemed oma endiste kolleegidega ja järgmisel aastal või mõne kuu pärast võid uuesti küsida riigilt raha oma firmale. Pluss on veel see, et sa läksid ära ju erafirmasse, mis on ka rahvusvaheliselt siin, läksid ju meie riigi saladusega, nii ma ei tea, kui palju meil need saladusi muidugi on. Ja minule tuleb meelde veel see, kuidas, ma ei tea, kas Meelis sa mäletad, Hain Rebas oli meil kaitseminister, ta oli väliseestlane, Rootsist tuli siia ja siis puhkes, on see nimi sul? Nimi on küll meeles, aga et mis minister ta oli, seda ma küll poleks ilma sinuta mäletanud. Vaata, tema oli kaitseminister, meil on kaitseministeerium, ameeriklased tegid selle sõjaministeeriumi nüüd, eks ju. No me võiks ka ümber muuta ikka. No, kõlaks jõulisemalt. No meil oli ikka soliidselt, me kaitseme, eks ju, me ei ole sõjardid. Aga nemad Trump ei kartnud ja pani kohe sõjaministeriks hekseti seal ja nüüd see Hain Rebas, tema oli meil kaitseminister, ma mäletan väga hästi seda aega. Ja siis tuli pullapäe kriis järsku puhkes ja kaitseminister põgenes Rootsi, vaatas, asi läheb kahtlaseks ja Tallinna sadamas andis lahkumisavalduse autojuhi kätte ja autojuht tõi ta kaitseministeeriumisse ja mees oli lahkunud. See episood on kirjas ajalehtedes, et see oli täielik reetmine, sõja ajal oleks selline kaitseminister maha lastud muidugi, aga ma arvan, et siin praegu ka meie mehed, kes siin üle on hüpanud, ma nimetaksin ikkagi nii, selle teo puhul on ikka suur korruptsioonilõhn juures, aga kuna see on kaitsesfääri tegu, selline must tegu, siis on see ikkagi minu meelest karistamisväärt, aga me sinnamaani ei lähe. Kommentaar näiteks selle kohta. See lugu paistab ju täiesti läbi, kõik need salmid, palmid ja heremid kleepusid meepoti külge, et sealt raha saada. Ja niimoodi siis on ja kuulame selle kohta väga hästi rääkisid kahekesi abielupaar Anti ja Evelin Poolamets. Nemad on mõlemad Riigikogu liikmed ja nendel on internetisaade Vaba sõna ja nad seal arutasid seda asja väga tõsiselt ja jõudsid ka järeldusele, et see on ikkagi täiesti on see ikkagi korruptsiooni järgi niimoodi lõhnav, kuigi Martin Herem, kaitseväe endine juht, ütles, et nüüd on meie maine ära rikutud, tuleb välja, et me kõik oleme pätid ja kaabakad, ütles ta. Herem tsitaat, mina olen nüüd siis raamatus, kus nimetatakse riigi vaenlasi. Et ma olen nüüd kaitseväe juht, on meil riigi vaenlane. Vaata, kui huvitavad arengud on, aga ma ei kuule, et meedia peale Eesti Ekspressi sellega väga oleks tegelenud raadiosaated, aga ainult alternatiivmeedia, alternatiivsed internetiväljaanded. Ja kuulame Anti ja Evelin Poolamets, mida nemad arvasid siis kaitsepoliitika juhtivate tegelaste käitumise kohta. Tegelikult ongi väga suur probleem hetkel, et nii-öelda kaitsetööstuse koorekiht, meie väljaõppinud spetsialistid enam ei teeni Eesti riiki, vaid nad lähevad eraettevõtlusesse. Kõige populaarsem koht tõesti, nagu sa ütlesid, on see Frankenburg ja tegemist ei ole mingi üksikjuhtumiga, vaid see nagu laiem trend. Ja mida kaitsepolitsei aastaraamat välja tõi?
ta tõigi korruptsiooni ohu kui välja sellega, et nüüd siis seesama eraettevõtte Frankenburg hakkab oma endiste kolleegide käest taotlema neid riigihanke tingimusi ja osalema riigihankes, et kui saada raha lihtsalt toetust kaitsetööstuse fondidelt, sest nüüd on niimoodi, et 100 miljoniline fond on ju tehtud kaitsetööstuse toetuseks, aga enne imet kõigepealt siis hakatakse supsutama neid, kes on just tulnud Kaitseministeeriumist nagu Kusti Salm, kes on just tulnud Kaitseväe juhataja kohalt nagu Herem, siis riigi kaitseinvesteeringute keskuse juht jooksis Frankenburgi, Margus Valdemar Saar, sealt tuli relvastuse kategooria juht Ramil Lipp üle ja siin on ikka pikk nimekiri, terved skeemid, et kuidas see ülejooksmine käib, et see on ju nii magus ärivaldkond. Hoiatus on, et ta võib öelda, et otsused võivad juba mõjutatud olla juba sellel ajal, kui see kõrge riigiametnik töötas riigiametil, mitte erasektoris, et lõi nähtavasti teatud võib-olla tingimused, milles ise töötas välja näiteks riigihanke tingimused. Näiteks relvastuse osas on need hästi spetsiifilised nõuded. Ja tegi kõik need ettevalmistused ära ja siis läheb siis sinna erasektorisse ja käsi pikalt, et nüüd ma tulin raha järele ja kui see ei ole korruptsioon, ma ei tea, mis asi see korruptsioon üldse on. Et me nimetame seda korruptsiooni ohuks. Kui kaitsepolitsei aastaraamatust tuuakse see oht välja ja vähendama. Aga tuletame meelde, kuidas Martin Herem korraga pani Kaitseväe juhataja ameti maha. Täiesti ootamatult ju ütles, et tema läheb nüüd linde uurima, et talle aitab, tema läheb pensionile, kus sellest tuli täiesti ootamatult. Minu meelest ta ei läinud pensionile. Ja tegelikult just nimelt riigisektoris on ta tohutute kuludega saanud väga suure kogemuse hariduse. Ta võiks mingisugusegi töö võtta, eks, kaitsevaldkonnas, aga ei. See jutt lillede ja liblikate osas ei vastanud sugugi tõele. See oli kohe ette näha, et joostakse äri ajama. Ikkagi vapustavad lood, kallis rahvas, kes te meid praegu kuulate, jutt ei ole ju mitte mingisugustest bussifirma või metsatööstuse meestest, kes vahetavad töökohti. Jutt on ju Kaitseväe juhatajast, Kaitseväe juhist, kõrgetest Kaitseväe riigiametnikest, Kaitseministeeriumi kantsleritest. No see lihtsalt ei mahu pähe, et ühes riigis eriti veel siin suure sõja ohu künnisel, nagu me räägime, kohe läheb sõjaks ja tehakse selliseid otsuseid. Lihtsalt minnakse, kuhu jäi siis see südametunnistus, kuhu jäi see isamaalisus, et mina kaitsen Eesti riiki, ma ei lähe kuhugi. No kui niimoodi oleks Winston Churchill öelnud ka, et ma lähen nüüd eraettevõttesse, hakkame mürske tootma ja ma saan veel rikkamaks, kui ma olen. No seda ju ei juhtu tõsiste meeste puhul. Tähendab, tuleb välja tõsiseid mehi pole, kes niimoodi mängivad oma enda riigi kaitsmisega. See pole lihtne asi, need on sõjaväe auastmetega mehed, keda peaks tegelikult kõik võtma vastutusele selle eest. Oleks päris sõjaolukord, oleks nad muidugi kas maha lastud või kinni pandud, kui nad reedavad oma riigi ameteid, olles ise pagunikandjad. Aga nii see on. Ütleme niimoodi, et Mart Helme oma kommentaaris ütles, et Eestil on vaja uusi kuningaid, uusi juhte tähendab. See on seoses sellega, et meil oli jüripäev siin. Me teame, et jüripäev on suur mõisaga teenistus, lepingute lõpetamise ja siis uute lepingute kirjutamise aeg ja töökoha vahetamise aeg ja suur rändamise ja suur kolimise aeg. No täpselt sama nagu praegu meie kuuldud loos, mis puudutas Heremit ja Kusti Salmi ja samamoodi, nendel oli ka omad jüripäevad. Aga samas jüripäev meenutab meile ka väga viletsad rahva, ütleme, majanduslikku olukorda, millega seoses tekkis Jüri ülestõus. Nii et ajaloos on see päev väga tähtis olnud, see oli 23. aprill, jüripäev. Ja selle taustal nüüd mõtiskati ka praegu tänase poliitika kohta ja kuulame. Uut jüriööd oleks meile vaja, kirjutati sel nädalal internetiportaalides. Uusi juhte oleks vaja ja kuulame
mida ütles selle kohta jällegi tark mees, Riigikogu saadik Mart Helme Jüri Öö ülestõusu ja Eesti tuleviku kohta. Väga huvitav lähenemine. Ja vot Jüri ülestus on meile ka selles mõttes meie rahvusliku mälu üks maamärk ja väga selge maamärk ja eestlust ja eestluse kestmist ja eestluse vabaduse iha ja eestlaseks olemise tahte väga selge väljendus. Ja sellisel kujul ma arvan praeguses olukorras, kus jällegi järjekordne kollaborantlik eliit püüab meist teha mingisuguseid sootuid ja vikerkaare värvilisi ja kõike võõrast kinni maksvat sõna otseses mõttes pärisorjade massi. Selles kontekstis see Jüri Öö omandab uuesti selle sama tähenduse, et me ei lase, lõpuks me ei lase ikkagi ennast maa põhja tallata, paljaks röövida, ümber rahvastada. Koolides õpetatakse kõiki teisi keeli rohkem kui oma emakeelt. Eesti keele tunde praktiliselt enam ei ole. Eesti õige keelsus, Eesti õige kiri, need on nagu mingisugune niisugune, see pole oluline, kirjutage kokku või lahku või suure või väikse tähega, mis tähtsust sellel on? Sellel pole mingit tähtsust. See on tegelikult selle sama ülejooksnud, oma rahva reetnud eliidi, liberaliseerunud, globaliseerunud eliidi kokkumäng oma rahvustunde, oma rahvusidentiteedi vaikseks lahustamiseks ja hävitamiseks. Ja me ei tohi sellega nõus olla. Ja Jüri ja ülestõus on siin kohal meile maamärgiks ja need 4 vanemat, 4 kuningat ja nende 3 sulast, kes sakslaste poolt Paides surnuks raiuti reeturlikult, sõnamurdlikult, alatult, on ju märtrid. Nad on märtrid ja me ei mäleta neid kui ohvreid, me mäletame neid kui inimesi, kes läksid oma rahva eest seisma ja alatult mõrvati. Ja nüüd me peame täpselt samamoodi mõtlema, et need, keda praegune peavool alandab, solvab, süüdistab, eelkõige loomulikult putinismis, tegelikult need on meie kuningad praegu. Need on need kuningad, keda püütakse nüüd mitte mõõgateraga mõrvata, aga siis sõnateraga mõrvata. Ja inimesed, saage sellest aru. Ja te saate sellest muidugi aru tihtipeale võib-olla natuke hiljem kui peaks, aga te saate aru, need, keda sõnateraga püütakse praegu mõrvata, on tegelikult märtrid ja meie uued kuningad. Nii et jääme uusi kuningaid ootama. Samal ajal üks uudis ületab teist, üks plahvatab kõvemini kui eelmine ja sel nädalal nüüd lõhkas minu meelest täiesti sellise granaadi uudispommi ka vandeadvokaat Paul Keres. Ja tema ütles telesaates välja, et pidevalt Eestis kuulatakse pealt 10 000 inimesi. No need on tema sõnad. Ja ma tsiteerin veel, jälitatakse ju mitte ainult kahtlustatavaid, vaid ka neid inimesi, kes kahtlustatavatega suhtlevad, ehk nendega meilivahetust peavad või telefonikõnesid teevad. Neid inimesi ei teavitatagi sellest, et neid kuulatakse pealt. Olgu need siis kas advokaadid või nende kaitsjad, kaebealuste kaitsjad, ja täpselt arvu, kui palju inimesi tegelikult pealt kuulatakse, seda me isegi ei tea. No seda ei ütle mingi tänavalt inimene, kes asjaga kursis pole, see on vandeadvokaat Paul Keres, eks ju, kes teab, et iga sõna, mis ta ütleb välja, tuleb selle ees ka vastutada ja kui ta julgeb öelda, et meil pidevalt kuulatakse pealt 10 000 inimesi, no mitte korraga muidugi, eks ju, keda hetkel on vaja, siis paneb see väga-väga mõtlema ja sellele Kerese nii-öelda avastusele või ütleme ühiskonna teadvustamisele lisas omalt poolt juurde tema kaitsealune Parvel Pruunsild, kes on jälle nüüd, et me oskaksime need inimesi õigesti hinnata, kes on sõltumatu selles mõttes, et ta on rikas, ta on haritud, ta on tark ja oskab nagu seda elu ja ühiskonda hinnata ja nüüd see Parvel Pruunsild ütles, et kommunikatsiooni ettevõte tähendab Telia on selle nimi.
no on ka teisi meil, eks ju, Elisa ja mis need on, et ettevõte Telia on täiesti ebaseaduslikult oma klientide andmeid edastanud ja jumal teab, kellele edastanud. Ja edasi veel Pruunsild ütleb, et kapol on täielik vabadus jalutada Telia klientide andmebaasides ja kuulata pealt või tagantjärele kuulata iga meie riigi elaniku telefonikõnesid. Et no see on ikkagi vapustav, mis meil toimub, eks ju, kui hakkad mõtlema ja siin veel siis Pruunsild ütleb veel juurde, selline õigusetus, nahaalsus ja karistamatus, millega toimetavad kapo ja prokuratuur, on tegelikult väga õõvastav. Ja ta ütleb, et ma pole selle peale varem tulnudki, mis Eestis toimub, aga praegu on meil kõik täpselt nii, nagu Orwelli teosest 1984. Need sõnad kuulusid siis Parvel Pruunsillale. Tema on seal uurimise all vist siiamaani ja tema kaitsja on vandeadvokaat Paul Keres. Ja nad tõid välja või näitavad valgust ühele kohutavat suurele mädapaisele, et Eestis võib igat ühte rahulikult salapolitsei minna ja kuulata, mida sa rääkisid. Ja kui me hakkame nüüd meenutama oma lähiminevikku, siis kui me Nõukogude ajast välja tulime, siis mis meil olid põhiloosungid? KGB saab meid jälitada, iga inimese jaoks on toimik, kõik on luubi all, kõike kuulatakse ja jälitatakse pealt. No tuleb välja, et meie, kui me 10 000 kuulame pealt, no NKVD või KGB vaevad sai 100 kuulata pealt, polnudki neid seadmeid, eks ju, siis me praegu ületame ju selle totaalrežiimi, mis oli Nõukogude ajal, ületame ju selle nende näitajate poolest. Ja no ausalt öelda, minul on see uskumatu, et niimoodi tuleb ka asi välja ja siis need telefirmad või need kommunikatsioonifirmad, telefonifirmad, siis rahulikult annavad juurde pääsu, mitte seda, et seal on küsimus selles, et mitte see, et kapo küsib ühe inimese kohta, näiteks seal mingi Toomas Põldoja kohta, et mis mees ta on, aga talle on vaba sissepääs, ta võib kõiki korraga vaadata, muide mõni kapolane võib ka oma armukest seal piiluda vaadata ja talle siis õigel ajal koht kätte näidata. Et no see on absoluutselt lubamatu, aga näete, mis meil toimub. Et uskumatud asjad veel kord ja kui ma nüüd võtaksin kokku sellest, mis me täna rääkisime, no me räägime ainult sellest, mis on Eestis juhtunud. Me räägime sellest, mis on ajakirjanduses avaldatud. Meil ei ole endal ju siin midagi suurt juurde lisada, ainult neid uudislõike ühendada, pole ka meil salainfot juurde lisada, aga see kõik on avalik informatsioon, avalikust meediast võetud ja pilt kujuneb siis selliseks, et mul tundub, et Meelis, mulle tundub, et me elamegi nagu Orwelli kujutatud maailmas. Ja kuigi see 1984 oli kirjutatud, ma lugesin seda mitu korda siin omal ajal, ta oli ju nii bestseller, seal on kirjutatud nagu siis selle Nõukogude režiimi kohta, siis praegu selle raamatu põhitõed absoluutselt iseloomustavad ka lääne ühiskonda praegu ja meie Eestit, nii et siin pole midagi imestada enam. Ja mul on niisugune tunne, et olemegi Orwelli kujutatud maailmas, kui me võtame siin nüüd kokku, millest me täna rääkisime. No vaatame, majandus on üks nõrgemaid Eestis, Euroopa Liidu riikide hulgas, kasvu niipea ei ennustata, meil pea kõige viletsamad palgad ja pensionid, kuid ühed kõrgemad hinnad Euroopa Liidus, rääkimata eluaseme hinnad, tänane uudis oli, et osa kinnisvara hindu on Tallinnas kõrgemad, kui on Helsingis ja Soomes. Meil on katastroofiliselt langenud sündimus, valimissüsteem on kontrollimatu, kuigi Euroopa on korduvalt soovitanud e-valimiste kord üle vaadata. Saadikuid rahvas tagasi kutsuda ei saa, erakorralisi valimisi seaduse raames on peaaegu et võimatu korraldada, presidenti rahvas ise valida ei tohi, valib valesti, normaalseid rahvareferendume või ütleme rahvaküsitlusi suuri pole võimalik korraldada, siis ja isegi kui korraldad siin 100 000 allkirja koguti ja siin üürnikud kogusid 5000 allkirja ja siin on ju automaksu vastu koguti kui palju allkirju, mitte miski, mitte kellelegi midagi ei mõju, viska umbes niimoodi nagu hane selga vesi või jookse peaga vastu müüri.
Ja lisaks veel siis tuleb välja tuhandete inimeste telefonikõnesid või kõnelusi, nagu öeldakse ametlikus kirjanduses, kuulab salapolitsei rahulikult pealt ja sideettevõtted annavad selleks lahke võimaluse ja on isegi alla kirjutatud lepingud vastavad. No uskumatu! Ja peale selle veel meie riik, kaitseväe juht, sõjaväe ülemjuhataja, eks ju, kes peab kogu meie selle sõtta mineku puhul kõige eest vastutama, peab vastutama kogu meie kaitsepoliitika eest koos selle kaitseministeeriumiga. Mõlema juhid lähevad rahulikult eraettevõttesse, võttes kaasa kõik oma selle kogemused ja teadmised ja salainformatsiooni. Ja droonide ja rakettide ajastul, eks ju, me kaevame tankitõrje kraave ja majandusmehed tunnistavad, et riigina oleme läbi kukkunud, aga valitsus jätkab rahumeeli valitsemist, nagu ei olekski midagi juhtunud ja minimaalse rahva toetusega. Nüüd oli veel huvitav, siin oli uudis meile, et Putini toetus rahva seas on langenud ja tuuakse number 70 peale, 78 peale ja Trumpi toetus on 34%. Aga uudis on sellest, et Putini populaarselt langes. Vaat samasugune info on meil iga päev meile sisse, teda nagu pressitakse ja kõige hullem ongi asja juures see, et valitsuse liikmed tulevad jälle Riigikogus infotundi, räägivad blä, da, du ja 2 küsimust saad esitada ja on sellega kõik. Küsitakse, et miks meil asjad niimoodi on. Peaminister tuleb, naeratab natuke ja siis ütleb niimoodi, te saite asjast valesti aru ja rahulikult valetab sulle näkku. Üks näide muide, ma leidsin internetist. 4 aastat tagasi tollane Reformierakonna peaminister Kaja Kallas vastas EKRE fraktsiooni liikme Riho Breiveli küsimustele ja ütles, et tema valitsus, siis Kaja Kallas ütles, peab väga lugu inimeste privaatsusest ja õigusest kaitsta oma andmeid. Ja tuleb välja, et siis Kaja Kallas isa Siim Kallas on kirjutanud isegi ühe suure dokumendi või sellise õpetuse, kuidas Eestit tuleb valitseda ausalt ja igaühega arvestada ja mingit pealt kuulamist ei tohiks olla ja nii edasi ja nii edasi. Ja selle küsimusele vastamise all Kaja Kallas siis rahulikult ütles, et minu valitsus, minu valitsus on ikkagi teenib Eesti rahvast. Ja siis kui küsiti, et mis tähendab minu valitsus, et meil on ikka meie valitsus, siis Kaja Kallas otse julges öelda, aga ma ei öelnud niimoodi. Kuulame seda helilõiku, Kaja Kallas ja minu valitsus, see on siis tema lõpuaastal tehtud Riigikogu salvestus Riigikogu saalist. 1995. aastal kirjutas Siim Kallas kodanike riigi manifesti ja kus ta siis ütles, ma pooldan ja taotlen riiki, mis ei valitse püha ja kõikvõimsana kodaniku üle, riiki, mis ei vaata kodaniku kapi taha ega roni magamistuppa, rääkimata juba lastetoast. Riiki, mis ei sori enesest mõistetavusega kodaniku rahaasjades ega jälgi tema pangaarvet. Ma taotlen riiki, mille kodanikud on loonud iseenda jaoks, mitte riiki, mis armu poolest kas sallib või ei salli oma kodanikke. Miks olete teinud peaministrina riigi, mis vaatab kodaniku kappi ja kapi taha? Vastupidi, minu valitsus ja ka erakond peab väga lugu inimeste privaatsusest, õigusest kaitsta oma andmeid, samuti kodanike riigi manifestile kirjutan ma 2 käega alla ja kõikidest nendest põhimõtetest oleme lähtunud ka olenemata sellest, kas me oleme opositsioonis või kanname valitsusvastutust. Lugupeetud juhataja ja peaminister, ma ei pea heaks tooniks, kui te Riigikogu puldist ütlete minu valitsus. See on meie valitsus, mida teie juhite. Aitäh. Kõigepealt ma ei öelnud minu valitsus, ma ütlesin valitsus. Et ma tõesti ei kasuta selliseid väljendeid, vaid ikkagi valitsus. Minu valitsus ja ka erakond peab väga lugu inimeste privaatsusest, õigusest kaitsta oma andmeid, samuti kodanike riigi manifestile kirjutan ma 2 käega alla. Minu valitsus ja ka erakond peab väga lugu inimeste privaatsusest, õigusest kaitsta oma andmeid, samuti kodanike riigi manifestile kirjutan ma 2 käega alla.
Minu valitsus ja ka erakond peab väga lugu inimeste privaatsusest, õigusest kaitsta oma andmeid, samuti kodanikeriigi manifestile kirjutan ma 2 käega. Niimoodi, head kuulajad ja Meelis Käo, kes sa siin istud minu vastas, niimoodi valitsetakse Eesti riiki. On isegi olemas manifest, kuidas olla, kuidas valitseda ja ei tohi magamistoas ega rahakotis käia, rääkimata pealt kuulamisest või jälitamisest, kui inimene seda ise ei tea. Aga peaminister ütleb, et kõik on vastupidi ja ei olegi minu valitsus. Minut hiljem, eks ju, oma kõnest ta juba julges vaielda vastu, et ma ei öelnud niimoodi. Valetas jälle järjekordselt. Nii, no võiks teha 2 saadet muidugi, järjest kohe, neid probleeme on niivõrd palju. Aga üks huvitavad või 2 huvitavat asja tõstis Mart Helme välja või tõstis üles eilses raadiosaates, räägime asjast, ja seal ta tuletas meelde meie relvatöösturitele, kes on nüüd sealt Kaitseministeeriumist läinud või peastaabist või ükskõik kus kohast, et me ehitame nüüd praegu, tahame siia koos türklastega ehitada ühte relvatehast või mürsutehast midagi, ja ta ütleb, et ei ole mõtet ehitada siia peaaegu et piiritsooni, meil siin Euroopa mõistes ju, piiritsooni ehitada maa peale mürsutehast. See lastakse ju 1., 2., 3. drooniga, ta ütleb, et 20 minuti jooksul on see tehas pühitud maa pealt. Et kui siis teha maa alla või ei tea kuhu minna. Et selline vildakas kaitsepoliitika ja need asjad on niivõrd läbi mõtlemata, nagu need kraanid või kraavid ja kõik need punkrid, kuhu tuleb ronida. Ja rääkimata veel rahva kaitsmisest ja ma ei tea, kui me siin vaatame Põlvast, ma ei tea, kuhu poole peaks minema, kui tuleb järsku droonirünnak. Kas kuskil puhta veekraane on veel olemas linna peal või mõni kaev või? Sa käid seal vallavalitsuses, sa peaks küsima. Keskväljakul on ju purskaev, sealt tuleb sulle puhast vett. Aga see on elektriga töötab, aga esimene asi võetakse elekter ära. No siis tuleb linna lähedastest, ma arvan, et siin mõnes eramajapidamis kindlasti kaev olemas. No kuule, aga sul endal ka on äkki kaev. Mis siis juhtub? Me tuleme kõik suurde puhast vett jooma. Ja siis tahad keldrist saada paar sprotikarpi ka kaasa. No kindlasti tahan. Helle konserve sealt. Täpselt, ja kasemahla ja kõike ja paar koduveini ja siis läheb ju hirmsaks röövimiseks. Aga nüüd ma tahan öelda ühe pommuudise, mida varem pole Eestis räägitud ja mida ka Helme ütles, et see on väga ohtlik teema või väga õrn teema, milleks pole Eesti veel praegu valmis, Meelis kuula ka tähelepanelikult. Esimeses Eesti Vabariigis või siis meie vabariigi esimeses pooles see küsimus oli üleval ja kõvasti selle üle arutati ja poolest saadik Eesti riik kujuneski seal mõningatel perioodidel nagu selliseks riigiks, millest räägib nüüd Mart Helme. Ja tema loogika on selline, et kui nüüd NATO ja paistab, et see NATO ikkagi tõmbab tugevasti Euroopast oma toetust välja, Euroopa riigid ise uut NATO-t luua ei ole suutelised, ei ole üksmeelt ja ei ole raha jätku ja ei ole ka sõdureid, on olemas Euroopas 2 sõjaväge ainult, need on Ukraina sõjavägi ja Venemaa sõjavägi, kes mõlemad on siis konkreetsetes sõjaolukordades viibinud ja sõdinud ja saanud karastuse ja saanud ka kogemuse, et me ei saa siia ju praegu ei prantslasi ega sakslasi, kes pole on ainult saanud võib-olla mingi väljaõppe, aga rindel pole ju käinud. Ega Eestis meil pole ka ju siin kindrale või polkovniku, meil on need, mitte polkovnik meil ei ole, mis meil on. Mis see polkovnik Eesti skaalal on nüüd? Ma ütlesin sulle, et ma ei jaga sõjaseaduses suur mitte midagi. Et meil ju rindel käinud mehi pole, keegi pole ju seda sõjakoledust oma näoga või oma silmaga või ninaga nuusutanud ja neid laipaid hunnikuid näinud, mis praegu Ukrainas on või seal siis ka Iraanis on. Et kõik on ainult paberi peal ja staabi nii-öelda kindralid. Et siis 2 armeed jääbki siia ja Helme ütleb niimoodi, et sellest ka sõjast, mingisugust sõjast Venemaa vastu Euroopa ei suuda nagu alustada, sest seda sõjaväge ei ole. Peale selle pole ju peale Prantsusmaa pole ka tuumarelva, aga prantslastel on ka ainult 24 lõhkepead minu teada ja Venemaal on 5000 lõhkepead. Tal on kõige suurem see tuumavarustus maailmas. Et nendes tingimustes, Meelis kuula, nüüd tuleb uudis, nendes tingimustes võib-olla
võib-olla peaks hakkama hästi ettevaatlikult Eesti ühiskonnas rääkima Eesti Vabariigi neutraliteedist. Et me võiks olla neutraalne riik. See on äärmiselt huvitav ettepanek. Ma ei ole kuulnud, et täna uudisteagentuurid meil siin, Delfi, kes meil on, polegi, 2 on, Delfi ja BNS vist või, et nad oleks sellest rääkinud, igal juhul Helme selle ettepaneku tegi. No sellesse tuleb tõsiselt suhtuda, sest see mees on väga suure elukogemusega ja maailmas näeb hästi laialt ja oskab asju hinnata, et see uus ettepanek on päris põnev, saab näha, kuidas nüüd avalikkus suhtub sellesse, aga ta on meile absoluutselt ootamatu lähenemine. Nii et oleks neutraalne Eesti, sellest ma mäletan Pätsu ajal, mina ei mäleta, aga olen lugenud, et Pätsu ajal ka sellest palju räägiti ja intelligent kiht või ütleme siis kirjanikud ja teadlased ja arstid seal ja olid väga paljud toetasid neutraliteedi mõistet Eestis kasutada. No saab näha. No meie saade hakkab lõppema, ma nüüd kordaksin nagu iga saate lõpus, et e-valimised tuleb Eestis lõpetada. E-valimised Eestis on saatanast ja need tuleb kas ära muuta või vähemalt korda teha. Valimiste võltsimine tuleb Eestis lõpetada. Vaat nii, Meelis ja lugupeetud raadiokuulajad. Enne meil miskit Eestis ei muutu, kui meil tulevad ausad valimised. Et rahvas saab valida seda ja tuleb võimule ka see mees või naine või mees, keda rahvas tahab ja keda rahvas usaldab. Mitte, et me teeme e-valimistega, viskame peotäie hääli nendele juurde, kellele tarvis ja võtame seal terve ämbritäie hääli ära neilt, kes hääli palju said. Eesti e-valimised ei ole läbipaistvad, nende tulemused on kahtlust äratavad ja need on kontrollimatud ja siis ka meie IT-spetsialistid, noored mehed siin nagu see härra Põder ja need kõik, neid ei lastagi ligi, et neid e-valimisi siis analüüsida ja kui Euroopa OECD siin käis komisjon siin, tegi midagi, ma ei tea, see mitukümmend ettepanekut või õigemini nõudmist, no nad nõuda ei saa muidugi, aga tegid ettepaneku muuta, siis need on kõik jäänud kasutamata. Ja kui veel Edgar Savisaar juhtis Keskerakonda, siis Keskerakond ju tegi mitu konverentsi, kutsus Ameerika teadlased siia, mul on praegu kodus 3 raamatut e-valimiste kohta, õigemini e-valimiste kriitika kohta, mille autorid on ameeriklased. Aga meie pole nende arvamusega üldse nii-öelda tutvunud ja kui olid siin Ameerika teaduslikud konverentsid Tallinnas, siis ükski Eesti teadlane, ükski Eesti ajakirjandusesindus peale Tallinna televisiooni ei tulnud nendele üritustele. Nii et Eesti valimiste kord tuleb korda seada. Aitäh kuulamast! Stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Kagu Raadio.